tervitust ja suur tänu kõigile teile, kes te tulite täna siia laivi kohale. Et hästi tore, et inimesed ka otse osalevad ja, ja tere ka sulle, kes sa seda webinari järele vaatad. Minu nimi on Kerli Siimanson ja olen siis Fookuspunkti asutaja ja eestvedaja ja Fookuspunkti siis selliseks põhimissiooniks tegelikult on kaassõltlaste toetamine ja teadlikkuse tõstmine siis erinevate sõltuvuste teemal. Ja meie siis toome veebi vahendusel mugavalt koju kätte info ja korraldame erinevaid webinare, töötube, kogemuslugude jagamisi ja siis tutvustame erinevaid teraapiameetodeid inimestele. Ja põhjus, miks me siis tänaseks teemaks valisime hüpnoteraapia, on see, et ma olen seda ise kogenud esiteks ja hiljuti ka Kaie juures käinud seda kogemas. Ja hüpnoteraapia on nagu võtmeks, et ükskõik, kas siis mureks on mingi sõltuvus, suhteprobleemid, depressioon, mingid korduvad sellised ebameeldivad mustrid elus, et siis hüpnoteraapia aitab saada meile lähemale iseendale ja alateadvusesse jõuda ja siis jõuda nende põhjusteni, mis seal taga võivad olla. Et aga sellest kõigest siis räägib meile täna lähemalt tegelikult spetsialist ja meil on külas täna Kaie Hiion, kes on siis rohkemat kui ainult hüpnoterapeut, aga ta räägib kohe ise lähemalt. Et tere sulle, Kaie, tutvusta siis ennast ka paari sõnaga ja siis saame teema juurde minna. Ja tere kõigile. Ja eelkõige ma ise nimetan ennast lihtsalt terapeudiks, aga kõige rohkem tööd ma teen ikkagi nagu hüpnoterapeudina ja hüpnoosi siis. Aga lisaks olen veel õppinud väga palju erinevaid asju, aga need võib-olla siinkohal ei olegi nii väga tähtsad. Et loomulikult, kui kellelgi mingit huvi on ja küsimusi, siis võib julgelt küsida. Ainuke asi, mis ma täna võib-olla siis soovin öelda, on see, et prooviksime nagu hästi nagu teemas olla nii-öelda fookuses ka siis on ju. Et kui on mingeid selliseid küsimusi, mis täna võib-olla teemaga ei haaku, võib hiljem mulle julgelt kirjutada läbi kodulehe või siis sotsiaalmeediasse. Aga siis me jõuame nagu tänase teema kindlasti ilusti nagu läbi võtta, kui meil on fookus ilusti õiges kohas. Aga kas sa oled nõus meiega jagama siis alustuseks võib-olla seda, et kuidas sa selle elukutseni jõudsid või miks sa hakkasid õppima sellist asja? Te võite, kes kuulavad, vaatavad, võivad anda teada ka chatis, et väga paljud meist on elus kogenud ka seda, et me mingeid asju üldse ei planeeri, aga elu ise justkui nagu paneb paika ja asjad hakkavad kuskile suunas nagu liikuma. Ja tegelikult on see, et minuga juhtus samamoodi selliseid asju, mis lükkasid mind mingis suunas ja mingil hetkel ma lihtsalt tundsin ja nägin kuidagi seda koolitust ja tundsin, et see on nagu nii õige asi, et ma nii väga tahan sinna koolitusele saada ja hüpnoterapeudiks siis õppida. See ei olnud lihtne alguses, sellepärast et ma olin nagu tegelikult nagu oma elus hästi raskes kohas. Mul ei olnud nagu tegelikult kuskilt võtta seda raha, et sinna koolitusele minna. Mul oli nagu erinevaid takistusi, aga ma teadsin, et ma tahan sinna, ma pean saama. Ja, ja tegelikult ma saingi, lihtsalt nuputasin välja, kuidas ma saan, käisin, tegin ära. Et kui tegelikult õpe on umbes selline pool aastat, siis mina tegin selle ära circa 3 kuuga, sest mul oli nagu see tahe ja soov oli nii suur, kõik nagu noh, sobis väga hästi ja põhimõtteliselt 3 kuuga olid mul nagu kõik need asjad nagu tehtud ja noh, ütleme siis tunnistuse kättesaamiseni läks küll natukene veel aega, aga huvi ja nagu see soov oli nii tugev, et sai nagu väga kiiresti kõik tehtud. Ja noh, nüüd aastaid hiljem ma ütlen, et see on üks kõige õigem asi üldse minu elus, mis ma nagu või noh, kuhu ma jõudnud olen, on ju. Et ma olen väga õnnelik, et elus asjad juhtusid nii, nagu nad juhtusid ja et ma jõudsin siis selleni ja et ma saan täna teha seda tööd nagu siis sellisel viisil.
no mis need põhilised mured on siis, millega pöördutakse hüpnoteraapiasse või noh, see on nagu üks küsimus ja teine küsimus, et mille vastu see siis või mille puhul see siis aitab nagu inimest? Mhm. Ma ütlen, et täna on võib-olla isegi sihuke 90% tulijatest on ikkagi väga suures depressioonis, on ärevad, paanikahood ja kõik muu selline. ütleme, see läheb tegelikult kokku sellise läbipõlemise, ületöötamise ja kõige sellega, kus närvisüsteem on lihtsalt nagu tohutult väsinud. Et see on võib-olla see, millega, noh, see on tegelikult nagu sümptom, millega siis minu juurde tullakse, on ju, ja mida me hakkame siis nii-öelda täpsemalt vaatama. aga tegelikult, noh, hüpnoteraapiaga on nii palju erinevaid asju, mida saab nagu lahendada või mida nagu toetada, et noh, hüpnoteraapia ei ravi. Kui sul on mõni haigusseisund, mingi raske haigusseisund, siis seda ta ei ravi. aga nagu vaimset tervist saad sa igatipidi nagu toetada. ja mina usun ka seda, et väga paljud meie füüsilised nagu probleemid või füüsilised sümptomid on ka seotud nagu vaimse tervise teemadega. et tihtipeale noh, ka mingid lihtsamad füüsilised vaevused võivad nagu seeläbi siis noh, kas ära kaduda või leeveneda, kui nagu selle konkreetse probleemiga nagu tegeleda. et see valdkond on tõesti väga suur ja lai. Kui keegi tunneb, et ta võib-olla ei ole kohe valmis mingit oma, ma ei tea, rasket teemat nagu arutama on ju ja tegelema sellega, et siis tegelikult alati saab öelda ja saamegi teha sellist nagu närvisüsteemi taastavat ja toetavat ja rahustavat hüpnoosi. et siis saab inimene kätte kohe selle tunde, et kui mõnus see hüpnoos tegelikult on. et nii mõnigi tuleb üsna ärevana, aga kui hüpnoos on tegelikult nagu läbi ja ma ütlen talle, et sa võid nüüd ärgata ja ülesse tulla, siis on tihtipeale vastus, et ma ei taha veel, ma tahaks natukene siin veel olla. et siis on nagu see tunne juba noh käes ja inimene näeb, et selles ei ole nagu mitte midagi nagu hirmsat, vaid see on nagu noh, ülimalt tegelikult mõnus ja hea tunne. et mul oli endal sama kogemus, et ma tegelikult seal lõpus haigutasin, onju. Mhm. oli hästi sügavalt lõõgastav, et mõtlesingi, et just, et enne seda tänast kohtumist, et ma lähen siis kogen ise selle läbi ka, et ongi, koosnebki siis kahest osast või on see sõltuvalt nagu probleemist või inimesest, et sa teed erinevalt neid natukene, onju. et et no oligi, üldiselt on ikkagi kahes osas, et on pool aega kulub umbes vestluse peale ja pool aega siis umbes nagu hüpnoosi peale. et ainuke vahe on see, et kui klient tunneb peale vestlust, et ta ei soovi hüpnoosi, noh, mitte mingisugust, mis iganes põhjusel, siis on igati okei seda öelda. ja me ei tee seda hüpnoosi, et lihtsalt vägisi ära kannatada, noh, ei ole mõtet, et ärme raiska nagu kellegi aega. ja siis noh, ütleme, sealt hüpnoosist ei hakka sulle ka midagi nagu mõjuma, sest see on tehtud nii, et sa ei taha seda. et aga jaa, üldjuhul on ikkagi kahes osas on vestlus ja on hüpnoos. vahel olenevalt siis inimesest me jagame seda, et me ei tee võib-olla korraga seda vestlust ja hüpnoosi. et see on jah, nagu selline individuaalne, et ma püüan ikkagi läheneda kõigile nagu hästi individuaalselt, sest me inimestena oleme ikkagi hästi erinevad ja tahame sellist erinevat lähenemist saada. ja hüpnoteraapiaga seoses ongi tegelikult ka hästi palju müüte siis või mis on ilmselt mõned inimesed ära hirmutanud, et kelle otsust see on mõjutanud tänaseni, võib-olla miks ta ei ole seda proovinud. et ma ei tea, mis sa arvad näiteks sellisest väitest, et hüpnoteraapias kaotan ma kontrolli ja terapeut juhib mind. Tegelikult on noh, ütleme nii ja naa, see võib kliendile tunduda justkui mingil hetkel nagu ta nagu kaotaks ennast ära, aga tegelikult on alati kontroll hoopis kliendi käes. et sa võid hüpnoosi ajal liigutada, sa võid, ma ei tea, kui sul kuskil on nagu ebamugav, sa saad ja võid ennast nii-öelda liigutada, kõik on hästi. on olnud ka olukordi nende aastate jooksul, kus ma olen mõnel korral pidanud hüpnoosi katkestama,
sest kliendil lihtsalt tekkis nagu nii tohutu ärevus sisse, et ta ei suutnud lihtsalt nagu lõõgastuda. ja siis ongi ju, et kui kontroll oleks minu käes, siis ta ju ei saaks sealt üles tõusta, onju. et lihtsalt see hüpnoosis tekib sulle nagu selline väga nagu mõnus ja sügav lõõgastuse tunne, mis on sarnane sellele tundele, kui sa hakkad magama jääma. Ja kui sa magama hakkad jääma, siis tegelikult on ju ka tunne, et sa justkui nagu kaotaksid kontrolli enda keha üle. aga tegelikult ju ei kaota. ikkagi sa saad igal hetkel ju ärgata, kui sul vaja on ja kõik on nagu okei. et kuidagi kontrolli sa ei kaota, mina seda ära võtta ei saa. et kontroll jääb ikkagi sulle endale. ja alati, kui tulla hüpnoosi, siis alati võib nendest oma hirmudest nagu rääkida. me saame teha ka näiteks niimoodi, et me teeme hästi väikese sellise nagu proovi, kuidas sul on olla, kui mina räägin ja nii-öelda see nii-öelda hüpnoos pihta hakkab, onju. et kõike saab nagu samm-sammult teha, et hüpnoosi nagu võtmekoht on see, et sul peab olema nagu mugav. et kui sul on nagu väga ebamugav, mis iganes põhjusel, näiteks ma ei tea, mina ei ole sulle sümpaatne või sa ei tunne ennast mingil põhjusel nagu hästi, siis ei ole mõtet nagu seda hüpnoosi teha. lihtsalt ja siis tulebki nii öelda, et ma ei soovi ja see on täiesti okei. et inimesed lihtsalt ei ole valmis selleks veel sellel hetkel ja see on täiesti okei. selline väide, et teraapias käivad ainult need, kellel on tõsised probleemid, et mis sa sellest arvad? no ma arvan, et probleemid on meil kõigil. on siis lihtsalt vahe, kes sellega nagu tegeleb ja kes sellega nagu ei tegele, onju. aga noh, mina usun rohkem nagu ennetamisse, et kui ma juba tunnen, et kuskil on midagi nagu natukene paigast ära, siis ma ju võiksin sellega tegeleda nagu kohe, mitte siis, kui see on ikka juba nagu väga-väga nagu halb. et seda raskemalt võib-olla tuleb ka sealt see nii-öelda siis tervenemine või areng, sellepärast et asi on juba nagu nii hapuks lastud. et pigem mina ütleks ikkagi, ma soovitaks tulla ikkagi pigem varem kui hiljem. ja ma võtaks ühe küsimuse siit chatist ka, et see oli hea Mhm. küsimus, et kas hüpnoteraapiale on ka vastunäidustusi? ja tegelikult on küll ja mul on kodulehel olemas ka see nimekiri, et skisofreeniaga näiteks ei saa teha hüpnoteraapiat. ja on seal veel teatud mingid haigused, mis puhul nagu seda teha ei tohiks. et alati, kui inimene broneerib minu juurde aja, siis ma saadan talle ka selle kliendi meelespea nagu tutvumiseks ja seal on nagu kirjas ka kõik, et millisel juhul hüpnoteraapia ei ole nagu soovitav ja kuidas tulla ja kõik muu selline nagu oluline info ka. ja loomulikult alati iga kliendi puhul ma küsin ka tema nagu tervise kohta, nii-öelda diagnooside kohta ka seansi alguses. aga noh, ütleme siis niimoodi, et ma ei vastuta selle eest, kui klient ei ole minuga aus, on ju. et ma ei saa vastutada, õnneks mul ei ole olnud selliseid kogemusi, et kõik on ikkagi olnud ausad ja on päriselt nagu abi soovinud ja siis me oleme ka mingid lahendused nagu leidnud. aga ja, kodulehelt terapeutkaie.ee on kliendi meelespea all nagu kõik see info olemas. näiteks rasedatele ka ei saa kõigile nagu teha, et saab teha ainult noh, selliseid lõõgastavaid ja rahustavaid hüpnoose, et ei ole soovitav hakata mingisuguseid lapsepõlvetraumasid nagu lahendama, et neid siis tuleb teha kas enne või peale rasedust. et ma siin järjest võtan neid, mul on mõned need müüdid kirja pandud, aga ma arvan, et chati võib ka jagada, ja kellel on mõni hea selline, mida on kuulnud, et võiksime siis kommenteerida siin. Kas hüpnoteraapiaga saab kustutada mälestusi või muuta inimest? kustutada nüüd, ma ei ole kunagi proovinud aga ma arvan, et ei saa, sest ühegi terapeudi eesmärk ei tohiks olla nagu millegi kustutamine, et see ei lahenda nagu ju tegelikult seda probleemi. aga ei, kustutada ma ei usu, sellepärast et isegi kui sina oled siin, ma ei tea, mis iganes seisundis ja tahad kustutada, siis ma arvan, et see ei ole võimalik. ma ei ole nagu jah, sellega niimoodi kokku puutunud, aga
aga noh, hüpnoteraapia nagu selles mõttes inimene ju tegelikult muutub, kui ta saab oma soovitud muutuse, onju. Et kui sa tuled sooviga näiteks ärevust vähendada ja me teeme hüpnoosi ja su ärevus väheneb, siis sa ju muutud, onju. Et selles mõttes see muutumise teema on nagu noh, kahe otsaga. Keegi ei saa muuta sind nagu vastu sinu tahtmist. et, et ma tean, et see on üks hirmudest, et mina hüpnotisöörina siis või hüpnoterapeudina panen sulle pähe mingisuguseid mõtteid, mida sina tegelikult nagu ei usu või ei taha või millega sa nõus ei ole. Et seda teha ei saa. Vähemalt mina ei ole nii võimekas ja ma ka ei tea, et keegi nagu seda sellisel kujul nagu teeks või mikski peaks nagu tegema. Et ikkagi kõik käib otsast lõpuni kliendiga koostöös. Ja mina alati ütlen ka kliendile, et kui mina näiteks toon mingi näite sulle või räägin millestki ja sa ei ole sellega nõus, siis vaidle vastu mulle ja ütle, et mina ei tunne nii või mina ei näe seda nii, aga põhjenda ka. Et ära lihtsalt vaidle, onju, et ei ole nii, vaid põhjenda ka, miks see sinu arvates nii ei ole, onju. Et siis me jõuame nagu ka kuskile, et siis see ei ole lihtsalt vaidlus, onju, vaid tegelikult eesmärk on ju jõuda nii-öelda siis kliendi nagu sinna juurpõhjuseni, onju, ja läbi tema vaatenurga. See, et tema ema või ma ei tea, kes iganes kaaslane ütleb, et tal on see probleem, onju, noh, siis me ei saa alustada sellest. Et mina alustan ikkagi sellest, kes istub minu vastas ja mida tema tunneb ja kuidas on nagu tema asjad, onju. Et hästi aus tuleks olla nagu igas teraapias, kus käia, et see on ainult endale kasulik. kas hüpnoos on midagi sellist müstilist või maagilist või? Ta tegelikult võib vahel tunduda niimoodi ja tegelikult nagu ebateaduslik suund, et äh, tegelikult ebateaduslik ei ole, et ikkagi tema hüpnoosi kohta on tehtud nagu erinevaid uuringuid ja see on ikkagi ma nüüd jään, seal on nagu see hästi väike õrn joon nii-öelda, aga väga paljud psühhoterapeudid näiteks kasutavad ka hüpnoosi. Et ta ikkagi on pigem seotud sellega, kuidas meie aju töötab, kuidas nagu seal saab teha neid muutusi. Et ta ei ole päris selline noh, surra-murra on ju, teen siin, mis tahan, on ju, vaid ikkagi hästi palju on see seotud sellega, kuidas meie aju töötab. Nii et ma ütleks, et see natuke müstikat on seal juures ja kellele see nagu sobib, las see olla. Kellele ei sobi, see saab lugeda, uurida selle kohta, et on teadustöid tehtud ja uuringuid ja see ei ole nagu surra-murra, et see on ikkagi päris asi. surra-murra oli ja naljakas Jah, ma ei osanud seda mingit head väljendit tuua sinna. kui inimesel, siin on üks selline müüt, et noh, et kui sul ei õnnestu sinna sügavasse hüpnoosi sisse minna, et mõte rändab kogu aeg kuskile mujale, et siis see ei toimi. See võib osaliselt tõsi olla, aga tegelikult hea terapeut ikkagi nagu jälgib seda ja saab aru sinu kehakeelest, kas sa oled hüpnoosi minemas või mitte. Ja ta saab selle võrra teatud etappe hüpnoosis siis näiteks pikendada, et see hüpnoos ikkagi nagu õnnestuks. Loomulikult kedagi vägisi viia ei saa ja kui inimese ärevus on ikkagi nagu väga suur, siis see võib olla esimesel korral nagu raskem. Mida ma olen klientide pealt näinud, et mida rohkem nad käivad, seda sügavamale hüpnoosi nad lähevad. Aga see on puhtalt sellepärast, et kui sa tuled esimesel korral, siis ma olen uus inimene, on uus koht, sa räägid, kõike on palju, sa oledki selline ärevam ja, ja siis sellepärast ongi raske nagu minna sinna hüpnoosi. Aga kui sa tuled juba teine kord, siis sa tuled juba nagu noh, ikkagi juba nagu oma inimese juurde on ju, sa lubad endal rohkem lõõgastuda, sa tead, mis sind ees ootab, sa ei pea enam valvel olema. Ja noh, alati lähevad need hüpnoosid nagu järjest sügavamaks siis noh, nende inimeste puhul. Aga on neid inimesi ka, kes esimesel korral jäävad nagu täiesti sügavasse hüpnoosi ja võib öelda, et isegi nagu unne, et nad ei ärkagi nii-öelda kohe esimese äratuse peale üles, sest neil on nagu nii hea lõõgastus.
et inimesed on hästi erinevad ja hea terapeut peaks siis nii-öelda suutma selle sealt kliendi kehakeelest välja lugeda. Loomulikult on alati teretulnud, kui klient ütleb ise ka, et ma olen natukene selline pabinas, on ju, ma tunnen ärevust või et ma olen näiteks varem proovinud mingit meditatsiooni või midagi ja ma ei suuda nagu korralikult rahuneda, et kõik mõtted segavad, sest siis mina terapeudina tean ka juba võtta, mida ma sinna hüpnoosi sisse nagu pikin, millest ja kuidas ma sulle räägin ja kuhu ma sind suunan. Et hästi oluline on see ausus nagu selle terapeudiga ka, et sa räägid, kuidas sa tunned ja mis teemad nagu sinu sees on, sest siis ma tean sind toetada, sest muidu ma ju ei tea seda. kas sul on ette tulnud ka sellist juhtumit, kus inimene tuleb siis hüpnoteraapiasse ja ta eeldab, et see üks esimene seanss lahendab siis tema mure ära? ma arvan, et seda ikka mõeldakse, aga võib-olla ei öelda nii väga välja. Noh, kusjuures on ka olukordi, kus ühe korraga nagu saab inimene juba täiesti piisavalt. Et ma alles hiljuti jagasin siin oma sotsiaalmeedias ka, et üks minu klient kirjutas mind enda raamatusse. Et tema tegelikult käiski ühe korra ja temale täiesti piisas sellest, ta sai nagu väga suure teadmise ja kõik töötas nagu ideaalselt. Aga ta oli ka ennem väga palju endaga tööd teinud, et ta ei tulnud nagu päris nullist nii-öelda. Et kindlasti loeb nagu see, kus maal sa oma asjadega juba oled, kuidas sa neid asju näed ja mõistad. Aga ühe korraga on võimalik saada nagu väga palju korda. Et see on jällegi hästi nagu individuaalne ja igasugused sõltuvuste teemad on ju, on ikkagi enamasti nagu raskemad, mis tahavad nagu sellist rohkem tähelepanu ja rohkem süvenemist ja need võivad ikkagi võtta nagu rohkem aega, aga see on täiesti nagu individuaalne. Kas sa oskad ka ise mõnda sellist müüti välja tuua, mida sa oled nagu kuulnud tihti või mis on kõrvu jäänud, et mis ei vasta tõele hüpnoteraapia kohta? Noh, tegelikult arvataksegi nii, nagu ma ennem ütlesin, et see on üks sihuke surra-murra on ju ja siis mina teen siin tead pendliga, panen sulle siukse hüpnoosi peale ja siis sina lähed koju ja mina teen kodus nipsu ja sina kaagutad on ju, mängid kana. Et noh, meie nagu need teadmised või arusaamad on enamasti noh, kuskilt telekast, filmidest, saadetest on ju. Et noh, hüpnoteraapia ise kui selline on tegelikult hoopis midagi muud, on ju, ta on ikkagi teraapia vorm ja see kõik toimub koostöös kliendiga. Et mina üksinda siin ei mõtle kodus välja, mida kellelegi nagu tegema peaks, on ju. Et ikkagi jah, hästi palju pannakse seda müstikat siia. Noh, mida ma ei saa öelda, et mida üldse nagu ei oleks, on ju. Et vahel meil sellistesse asjadesse uskumine aitab lahendada või edasi minna elus, on ju. Ja teine asi on võib-olla see, mida väga tihti öeldakse, on see, et ma ei taha halba rääkida oma vanematest või oma kaaslasest, on ju. Et, et tegelikult see minu silmis ei ole nagu halva rääkimine, vaid kui on juhtunud erinevaid asju, siis on erinevaid emotsioone ja erinevaid olukordi, mida tuleb näha nii, nagu need olid. Minu jaoks ei pea nagu midagi ilustama. Mina ei mõista nagu kedagi hukka või ma ei anna hinnanguid, et issand jumal, su ema oli õudne või issand, on ju. Et noh, siukseid asju ei tohiks ükski terapeut tegelikult nagu teha, on ju. Et ma ikkagi näen sinna taha, miks siis näiteks sinu vanemad või sinu kaaslane või keegi on käitunud näiteks halvasti sinuga. Et ma mõistan seda, ma saan aru, miks need asjad nagu toimuvad, on ju. Aga oluline on see, et mis see sulle on jätnud, millise jälje ja mida sinu juures on vaja siis nagu muuta või parandada või noh, kus sina tahad nagu seda abi saada. Et, et jah, et kui sa tuled, räägid oma halbadest kogemustest ja näiteks oma lapsepõlvest, kus juhtus ka võib-olla tegelikult palju halba lisaks kõigele muule, on ju, siis mina ei ole see, kes hakkab sulle hinnanguid andma või sinu siis kaaslastele või vanematele neid hinnanguid andma, vaid mina tahan seda lugu kuulda, et ma saaksin sind mõista nagu paremini. Nagu need on siuksed kaks esmast, mis mulle kohe nagu meenusid siit.
aga ma ei tea, kas võib-olla chatis on ka mõni selline müüt või küsimus, et mida keegi on kuulnud või näinud rääkivat. Küsimus, et milline see seanss välja näeb, et võib-olla ongi hea natuke kirjeldada, et võtab ka natuke seda hirmu maha, et Mhm, siis natuke oli juba jutuks ka, aga et kuidas mhm, seanss siis algab või kas peaks kuidagi valmistuma selleks või? mhm. no üldjuhul on tegelikult see, et ma tean, et paljud terapeudid nagu küsivad ette ka infot, et mis murega tullakse ja nii edasi. minu puhul see ei ole nagu eriti oluline. kui inimene broneerib kodulehelt aja, siis ta saab sinna lisainfosse kirjutada ja loomulikult ta võib seda kirjutada. kui ta broneerib aja, siis ta saab ka kohe kinnituskirja, kus on siis kõik nagu asukoha info ja samamoodi ongi see viide sinna siis kodulehele selle kliendi meeles peale, kus on ka siis toodud kogu see info nagu on ju, et mida ja kuidas. aga tegelikult on see, et sa ei pea otseselt ennast kuidagi ette valmistama. lihtsalt on oluline, et sa tuleksid nii, et sul oleks võimalikult nagu mugav. ja see on nagu see võtmekoht, on ju, et mul on seal kirjas ka, et võid tulla vabalt dressides, on ju, et siia ei pea tulema nagu viisakates riietes. lihtsalt on see mugavus ja see, et sul on nagu hea olla, see on nagu kõige olulisem. ja kui sa tuled seansile, siis tegelikult ongi see, et me istume ja räägime natukene, kuhu, mida, kuidas, mis sind segab, häirib, kus on probleemid, on ju. ja umbes poole pealt siis tavaliselt oleks aeg nii-öelda minna hüpnoosi juurde edasi. ja siis ma alati kliendile pakun välja, et mida me saaksime tema puhul nagu teha, mida ma näen, mis oleks nagu vajalik või mõistlik. ja siis klient saab ise valida, millega ma olen valmis tegelema ja millega ma ei ole valmis tegelema, on ju. ja seal on ka see koht, kus ta võib siis nii-öelda keelduda ja öelda, et ma ei soovi üldse seda hüpnoosi täna, on ju. noh, või ma ei soovi sinuga seda hüpnoosi, on ju, ma ei võta seda nagu isiklikult, vaid noh, me inimestena vahel ei klapi ja ei ole nagu seda sümpaatiat, ei teki seda usaldust ja see on täiesti okei, on ju. et noh, me ei saa ja me ei peagi kõigile nagu meeldima. aga kui klient on ikkagi siis nõus, siis ma panen kokku selle hüpnoosi nii-öelda materjali, vahel ma kirjutan rohkem, vahel mul on juba nii-öelda pähe kulunud see, mida ma teen, on ju. ja siis soovi korral klient veel saab, väga tihti tahetakse vetsus ära käia enne, mis on väga okei, sellepärast et ei ole vaja, et hüpnoosi ajal mingi asi sind segaks. et sul oleks ebamugav, sest siis sa mõtled kogu aeg nagu sellele ebamugavusele ja sul on siis ka raske nagu lõõgastuda, aga see lõõgastumine on jälle võti, on ju. ja siis, kui sa oled valmis, siis sa lähedki pikali või sihuke poolistuvasse asendisse, on ju, ja sa saad omale pleedi peale. paneme mõnusa muusika käima ja lähmegi hüpnoosi juurde. ja hüpnoos ise tegelikult on selline, et seda saab nagu teha mitut moodi, aga üldjuhul esmastele klientidel ma hüpnoosis väga palju rääkida ei lase. noh, see oleneb muidugi jälle teemast, on ju, aga siis tegelikult ongi see, et sa pikutad ja sa kuuled, mida mina räägin. sa kujutad ette ja visualiseerid seda, mida mina räägin ja sa ei pea muud mitte midagi tegema. tegelikult väga lihtne, väga mõnus, aga noh, ma mõistan, et seal on inimestel on mingisugused hirmud on seal nagu taga. et ma ei tea, kui kellelgi veel tekkis selle seansi kohta küsimusi, et siis võib nagu küsida. aga kas sa tahad seda hüpnoosi definitsiooni ka omalt poolt meile siis on niimoodi kokku võtta siis, et mis ta siis on, et me rääkisime hästi palju, mis ta ei ole, on ju, ja Mhm, selline, mis see siis definitsioon oleks? mhm. noh, tegelikult ongi ta ju teraapia vorm lihtsalt, kus ütleme siis nii, et või meetod või vorm on ju, kus on võimalik minna siis alateadvuse juurde ja teha siis seal nii-öelda vajalikku tööd nagu. et tegelikult oled sa siis nagu väga, noh, hüpnoosis oled ehk oled nagu väga sügavas lõdvestuses ja keskendunud siis on ju samas, et sa oled nii-öelda siis
minu juhendamisel väga keskendunud siis sellele teemale, mida me parasjagu siis lähemalt nagu vaatame. ehk siis ongi, hüpnoos on siis viis, kuidas pääseda ligi nendele mõtetele ja mustritele, mis siis võib-olla nagu tavateaduses ei ole meile nii kättesaadavad. et kui me oleme ärkvel, siis meie ajusagedus on selline, et me tegelikult ei saa oma alateadvusele nagu ligi ja me ei saa nagu seal midagi nagu noh, väga vaadata ja muuta või mõista või aktsepteerida. et selle jaoks ongi vaja seda hüpnoosi, et me saame siis ajusagedust muuta. me saame siis beeta ajulainete pealt minna nii-öelda teeta ajulainete peale, mis ongi see, kus sa oled nagu sellises sügavas lõõgastunud olekus ja siis ei sega sind nagu need igapäevased asjad. et ei ole see, et mis ma õhtuks süüa teen, onju, millal ma lapsed trennist ära toon, et ei ole nagu neid segavaid asju, vaid sa oledki nagu keskendunud sinna konkreetsele teemale ja see on, kuidas ma ütlen, see on selline nagu hästi nagu selge olek tegelikult mõnes mõttes. see on hästi keskendunud. täpselt vastupidine sellele müüdile ühele, mis me välja tõime, eks ju, et see jah. rolli kaotamine, et sa tegelikult lähed just iseendale lähemale ja kuulad iseennast. Just. muidu ilmselt igapäevaselt ei tee, on ju seda. Ja see on hästi oluline, sellepärast et tegelikult meie igapäevaelu juhib, isegi mul on osades artiklites olnud kuni 97% alateadvus. noh, ja alateadvust, kui sa ise noh, niimoodi ärkvel olles mina praegu mõjutada kuidagi ei saa, on ju. ja 97% sellest mõjutab kõike seda, mida mina nagu räägin, teen ja kuidas ma elan. et see on nagu väga märkimisväärne osa ju tegelikult. mis sa ütleksid, et mis selle hüpnoteraapia puhul siis on suurim väärtus või kasu, mis inimene siis saab sellest? näiteks sellise vestlusteraapiaga, et kui sa käid Mhm, psühholoogi, tuled, kuidas siis see hüpnoteraapia nagu erineb või mis tema mhm. plussid on? noh, tegelikult ongi see, et kui me lihtsalt käime näiteks noh, ma ei hakka nimetama, kus on ju, aga kui sa käid lihtsalt nagu rääkimas oma probleemidest ja muredest, siis aeg-ajalt need saavad nagu mingisugust leevendust, on ju. aga kui sul on ikkagi nagu sellised sügavad mustrid, mis töötavad nagu automaatselt sinu süsteemis kogu aeg, on ju, siis need ei muutu sellest, et ma lihtsalt räägin nendest. ma võin nendest rääkida iga päev, aga siis see vastupidi juba kinnistab tegelikult nagu seda. et ma arvan, et see hüpnoosi väärtus ongi nagu kõige suurem see, et ma saan minna sinna alateadvusesse. ma saan teha seal korda nagu siis nii-öelda neid teemasid, millesse ma muidu nagu ei saa kuidagi, onju. et noh, need, mis on tulnudki siis nii-öelda sealt lapsepõlvest, onju. ja need asjad, noh, need mustrid, need uskumused, mis me lapsepõlvest saame, need töötavad nagu taustsüsteem lihtsalt kogu aeg nii, et me ei saa ise arugi, et see töötab, onju. ja, ja võib-olla ma ei tea, kas olete kuulnud lugu sellest, kuidas naise ja kalaga on see, et naine teeb kodus süüa, hakkab nii-öelda kala praadima panni peal ja võtab suure kala ja lööb mõlemast otsast ikka nagu väga suure otsa nagu maha. nii et kalast jääb ainult väike keskmine jupp nagu alles ja paneb siis selle panni peale. ja mees küsib siis, et miks sa niimoodi tegid, et nii palju kala läheb ju raisku, onju. siis naine ütleb, ma ei tea, mul ema tegi niimoodi, ema õpetas, onju. ja siis naine küsib siis oma ema käest, et kuule, et aga miks sa niimoodi tegid, onju, et tekkis selline küsimus, onju. ja siis ema ütleb, et ma ei tea, vanaema tegi niimoodi, onju. ja siis, kui nad lõpuks vanaema käest küsivad, et kuule, miks sa nii palju kala võtad sealt maha, onju, ja nii palju läheb raisku ja värki-särki, onju, umbes. ja vanaema ütleb siis, aga mul ei olnud lihtsalt suuremat panni sel ajal. et noh, me võtame lihtsalt need mustrid ja asjad üle mingil hetkel, õpime ära niimoodi, et me ei saa ise tegelikult arugi, onju. ja noh, kui sa täna lähed hambaid pesema õhtul, siis sa tegelikult ei mõtle ju, miks ma pesen, kuidas ma pesen, onju, vaid sa lihtsalt lähed ja pesed ära need hambad, onju. ja nii töötavad ka need uskumused ja mustrid, me lihtsalt teeme neid ja võib-olla me vahel mõtleme, et issand, miks ma niimoodi käitusin või ütlesin või tegin.
aga ma tegelikult näiteks ei tea, on ju, kust see nagu tuleb. Et just neid asju saab läbi hüpnoosi siis muuta, mida ei saa lihtsalt rääkimisega muuta. nõus. aga kas me võtamegi siis nüüd küsimused ka ette? siin oli selline küsimus, et kas hüpnotiseerija väsib vaimselt ja füüsiliselt ise ära ka kliendiga tegevuses olles? Ja ikka, sellepärast et see on ju töö nagu iga teinegi. Et just eile üks klient nagu arutasime, millal uut aega panna ja siis ta ütles ka, et mul on väga nõutud tüdruk ja siis me ütlesime, tegelikult ma ei tee iga päev seda tööd. Et ma olen nende aastate jooksul õppinud, et ma pean ennast hoidma ja noh, ma ei kujuta ette nagu sellist, ma ei tea, terapeuti või psühholoogi, kes esmaspäevast reedeni tegeleb sellega et ma kahtlen tema vaimse tervise nagu seisukorras kõvasti siis sellepärast, et hommikust õhtuni ikkagi kuulata igapäevaselt nagu teiste probleeme ja neid nagu ikkagi noh, ma leian, et terapeudid on kõik ikkagi väga tugevad nagu empaadid, et nad ikkagi mingil määral elavad nagu neid asju läbi ja tunnevad, et sel juhul ikkagi sa pead ennast hoidma ja sa ei saa esmaspäevast reedeni nagu neid asju nagu teha. Et ma võin öelda seda, et kui ma alguses alustasin, siis mul oli tegelikult iga tööpäeva lõpus oli mul tohutu peavalu. Noh, ma siis võib-olla ei osanud ennast nii palju hoida, võib-olla oli ka pinget rohkem, sest ma alles alustasin, on ju. Et täna mul selliseid asju enam ei ole nagu, et ma olen õppinud nagu seda vahet hoidma nagu nii-öelda nende tööpäevade vahel ja klientide vahel ka, on ju. et et jaa, ikkagi väsitab samamoodi ja peab ikkagi enda eest hoolitsema. Äh, Vahemärkusena võin öelda, et ma lähen ise homme hüpnoterapeudi juurde näiteks. Et ka minul on noh, mingeid teemasid, millest ma tunnen, et ma jagu ei saa. Ja minu jaoks on see hüpnoteraapia ikkagi nagu väga võimas tööriist. Ja sellepärast ka mina mingeid asju lahendan. Ma lähen küll esimest korda nii-öelda, aga ma lähen ja lahendan selle ära, sest see on tõesti nagu väga võimas tööriist. siin on küsimus ka hirmudega seoses, et ma tegelikult ise ka ennem tahtsin hirmude kohta küsida, et Mhm. kas sul on kogemusi lastega näiteks, kui on liftiga sõitmise hirm, et kas sellest saaks ka üle hüpata? Lapsi on minu juures käinud. Ähm, Mul ei ole kõigi nende kohta nagu tagasisidet, otseselt lifti hirmuga nagu ei ole nagu tegutsenud või tegelenud, on ju. Ma tahaks öelda, et see, kes küsib, et seal on nagu see teema, et see ei olegi lapse enda hirm, et keegi teine ongi talle nagu selle üle andnud nagu. Et aga ja lapsega jälle sõltub hästi palju nagu tema vanusest ja lastega noh, hüpnoosid on natukene ikkagi teistsugused. Need ei ole 1,5 tundi. Ükski laps ei suuda sul siin vastu pidada nii pikalt. Et on variante, aga konkreetselt nagu liftiga sõitmise hirmust ülesaamiseks hüpnoosi lapsele ma teinud ei ole. hirmude puhul on ju ka hüpnoos kindlasti midagi ja, ja. jälile saada, et kust see pärineb võib-olla, eks ju. Mhm, mhm. Lihtsalt ongi hästi oluline tihtipeale, kui vanemad toovad oma lapsed või tulevad koos lapsega, siis tihtipeale nad ise ei teadvusta võib-olla seda oma mõju lapsele. Et noh, on erinevaid juhtumeid, aga kui minu juurde tuleb nii-öelda, siis noh, ta oli küll juba täiskasvanud, aga laps, kes on siis nagu väga tugevas mingis sõltuvuses ja ema toob ta minu juurde, et noh, teeme korda selle lapse, siis mina ei saa seda korda teha, kui laps läheb hiljem koju tagasi, kus ema teeb siis ise seda täpselt sedasama asja, onju. Et seal on nagu see asi nagu suurem ja sügavam, et seal peaksid nagu mõlemad osapooled nagu sellega tegelema. Ja noh, ma räägin, need olukorrad on hästi erinevad ja hästi individuaalsed ja ma neid kõiki alati nagu vaatan eraldi. aga jah, põhiline on see, et kui sa tahad, et su laps mingi asi nagu temas nagu siis nii-öelda muutuks mingi halb harjumus või midagi, siis see ei saa muutuda, kui ta elab koos sinuga ja sina teed seda. Et see ei ole nagu okei. See lihtsalt ei saa nii muutuda, onju. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele või hakkasin lätutama.
ma arvan, et vastasid küll, jah. Mhm. See on kogemust sellega. Siis on küsimus, et mis vahe on magamisel ja hüpnoosiseisundil, et kas me sellele juba jutu käigus vastasime ära vist. Ongi see ajulainete sageduse vahe on tegelikult, et sügavusunes oled sa veel nii-öelda nagu veel sügavamal lihtsalt. aga hüpnoos on pigem nagu siis see, kui sa hakkad magama jääma. aga on kliente, kes jäävad ka hüpnoosi ajal magama ja see on täiesti okei, see ei sega mitte kuidagi nagu minu tööd. et mina saan ikkagi oma töö nagu lõpuni teha. Küsimus, et kui seansile tuled, et kui on selline probleem, et on raske lõdvestuda ja mingeid häid lõdvestumistehnika. no tegelikult, kui klient tuleb ja ütleb, siis me olemegi vahel teinud ka niimoodi, et me natukene räägime ja siis teeme ühe hästi pisikese hüpnoosi nagu vahepeal. ja üldjuhul see ikkagi tõmbab juba seda ärevust ja seda kõike nii palju maha, et siis me korraks jälle räägime ja siis lähme nii-öelda uuesti hüpnoosi juurde. et siis lihtsalt puhtalt sellega saabki, et inimene ise kogeb läbi selle, juba natukene nii-öelda saab maitsta seda, et see on turvaline, et see on okei, seal ei juhtu nagu midagi, seal ei ole midagi hirmsat ja siis ta juba nagu lõdvestubki rohkem ja siis saab nagu edasi minna. Siin on ka küsimus, et kas võib juhtuda, et hüpnoosi ajal lähevad tunded nii tugevaks, et on keeruline sellega toime tulla. jah, võib, aga no ütleme, mingeid emotsioone ikkagi põhimõtteliselt igaüks nagu kogeb. aga kui on mingid sellised suured ja sügavad traumad, siis noh, ikkagi mina terapeudina ei vii sind nagu sellesse traumaolukorda tagasi. et see ei ole nagu okei. noh, väga harva, kui klient on ise nagu väga teadlik ja nii edasi, siis me võime sinna nii-öelda päris lähedale minna. aga üldjuhul ikkagi sellised suured nagu traumad on sellised, millesse nagu tagasi ei minda. et vähemalt mina olen suutnud teha neid töid nii, et ma ei ole pidanud sinna tagasi minema. sest inimese jaoks on see muidu ju see, et ta elab ju selle trauma kogu kupatusega ju uuesti läbi. aga seda ei ole ju vaja nagu ei kehale ega sinu ajule ega sellele alateadvusele ja närvisüsteemile. et noh, emotsioone tavalisi, mingeid nutmisi, selliseid asju on, see on täiesti okei. aga jah, pigem hea terapeut ei vii sind sinna sellesse traumasse sisse tagasi. seda ei tohiks teha. Järjest natuke sarnased küsimused, ma pean need siis kokku, et see teine on natukene põhjalikum, et kas sa teed endale ka enesehüpnoosi ja mis vahe sel juhul on mediteerimisel ja enesehüpnoosil? Hüpnoosil on lihtsalt erinevad nagu etapid. meditatsioon on lihtsalt selline ühtlasem, aga hüpnoosis on ikkagi nii-öelda see hüpnoosi minek on nagu noh, ütleme, see ajusagedused muutuvad ikkagi rohkem. et selle jaoks ongi seal erinevad nii-öelda etapid hüpnoosis, mida meditatsioonis ei ole, aga nad on üsna sarnased ja inimene väga tihti nagu saab ja võib alustada kodus nagu nendest meditatsioonidest. et ka need aitavad väga hästi. lihtsalt need ei lähe välja alateadvusesse siis sellepärast, et see ajusagedus ei muutu nii palju. Küsimus, et kas sa teed endale ka hüpnoosi? ja ma olen õppinud ka enesehüpnoosi ja ma olen oma erinevaid murekohti ka sellega lahendanud. aga noh, nii nagu nüüdki, et ma tunnen, et on mingi teema, mida ma ei suuda ise ära lahendada, et mul on vaja nagu sellist nagu toetust või teist vaatenurka, et siis ongi see, et ma lähen ise hüpnoterapeudi juurde nagu. et enesehüpnoosi on võimalik ise õppida, aga ma ei tea, kas seda saab õppida ainult nagu enesehüpnoosi või siis sul peab olema see hüpnoterapeudi haridus nagu ennem all, et sa nagu mõistaksid laiemalt kogu seda pilti. et selles osas ma jään hetkel vastuse võlgu. Kas abi saab ka energiaplokkide eemaldamiseks? ma tahaks täpsustust, mis tähendab energiaplokk. Sama praegu, et et kes küsis, et võib täpsustada seda, et mida tema jaoks tähendab see energiaplokk nagu. Marge, küsi, täpsusta palun seda. siis ma senikaua küsin võib-olla järgmise, kui Marge Mhm.
kirjutab äkki, et kas see hüpnoteraapia aitab ka sõltuvustest vabaneda, kui jah, siis kuidas see toimib? jaa, räägib aitab. ka, et see on natukene pikem protsess, on ju. Mhm. et sõltuvused on sellised üsna sügavad teemad ja mm, no ütleme niimoodi, et kui inimene tuleb, siis ma üldjuhul ei tee niimoodi hüpnoosi, et inimene näiteks ütleb, et ma tahan suitsetamisest loobuda ja me teeme lihtsalt suitsetamisest loobumise hüpnoosi. Ma üldjuhul ei taha seda teha, sellepärast et suitsetamine ja see sõltuvus on tegelikult sümptom, mitte nagu siis see algpõhjus on ju. et tegelikult on vaja jõuda sinna algpõhjuseni ja tegeleda sellega ja seeläbi jõuda siis lõpuks sinna, et sellest sõltuvusest nagu vabaneda. Tihtipeale inimesed võib-olla tahavad nagu neid kiiremaid lahendusi ja ja nad ei, noh, mingitel põhjustel nad siis ei jätka nagu seda. et loomulikult, kui sa tuled ja oled nõus maksma, siis ma teen sulle ära selle suitsetamisest loobumise hüpnoosi, onju. aga ma olen jaganud seda enda nagu seisukohta, et see on tegelikult ainult sümptom ja sul on vaja jõuda tegelikult sinna, et miks sul on see sõltuvus. Noh, enamasti sa peidad sellega mingisugust emotsiooni, surud midagi nagu alla, onju, et sul on vaja nagu sinna välja jõuda, et see päriselt ära lahendada, onju. et, äh, et need sõltuvused on sellised raskemad ja pikaajalisemad teemad, aga on võimalik, et isegi ühe kliendiga oli niimoodi, et me tegime natukene muud tööd ka enne ja siis me jõudsime sinna, kus me tegime siis alkoholist loobumist. Ja ma ütlesin talle, et natuke vara on, et ma ei ole päris kindel, kui hästi see nagu töötab. et ma olen alati oma klientidega hästi aus, onju, ma ei aja sulle mingit udu, ma ütlen nii, nagu asjad on, onju. ja tema ütles, tema ikkagi tahab ja me tegime selle ära ja see tegelikult töötas väga hästi. ja see töötas ka tegelikult narkosõltuvusele ja alkosõltuvusele mõlemale nagu. Täna on sellest mitu aastat möödas. Ma ei tea, mis seisus täna on. et ma ei ole nagu seda tagasisidet küsinud, aga tagasiside ka ei ole nagu tulnud ühegi murega on ju hetkel. et jällegi individuaalsed teemad, lähenemised, kunagi ei tea, aga sõltuvuste puhul ma soovitan minna alati sinna tagasi juurpõhjuse juurde ikkagi ja leida see ennem ülesse. sa oled ka nõus selle väitega, et sõltuvuste puhul, et üks sõltuvus asendub teisega tihtipeale, Mhm. et jah, ma kui sa kunagi midagi olen. asemele ei pane, et sa nagu noh, keelad endale selle, võtad selle endale ära, aga midagi head asemele ei pane, siis sa oled justkui millegist nagu ilma jäetud, et siis õige pea tuleb uus sõltuvus asemele. jah, see näitabki nagu seda, et tegelikult ei ole nagu see probleem vaata lahendatud, et ma olengi ainult vaadanud nagu seda sõltuvust kui mingit nagu probleemi. ja ma kunagi tegin paar aastat sõltuvuse tugigruppe viisin läbi ja seal kliendid ise viskasidki nalja, et kõige lihtsam sõltuvusest vabaneda on võtta järgmine sõltuvus, onju. et seda tehakse tihtipeale, aga seda tehakse ka vahel niimoodi, et minnakse nii-öelda nagu tugevamast sõltuvusest nagu allapoole ehk mingile madalamale nagu sõltuvusele, mis võib-olla nii palju tervist siis ei kahjusta, onju. et aga ikkagi selle kõrval peaks nagu tegelema selle jah, juurpõhjusega, sest noh, sa täidad mingit tühja kohta või üritad mingisugust nagu emotsiooni nagu alla suruda ja selle jaoks sul on see sõltuvus ja sellepärast ongi täiesti mõttetu minna teraapiasse tegema suitsetamisest vabanemise seanssi. jah, kohe esimesena on kindlasti pigem on mõttetu, isegi kui see töötab, siis noh, ma täna ei julge öelda, kui kaua see töötab, on ju, et ja kas sellel siis mõtet on, kui ma siis näiteks 2 kuud ei suitseta, noh, mingi kasu on küll sees, on ju, aga laias plaanis nagu seda probleemi ju ei lahenda. see on, järg on sealmaal, et kas hüpnoosi abil on võimalik valust vabaneda ja kui see on võimalik, kas siis on vaja teha mitu seanssi? noh, valuga on jälle see, vaata, et on selline füüsilise keha sümptom on ju, hästi oleneb palju sellest, et mis valu see on ju, millest see põhjustatud nagu on. et no jah, valu võib ka tegelikult nii-öelda südamevalu olla, on ju, armuvalu ja midagi sellist, on ju. et siin on jälle vaja nagu täpsustada seda, et milles see valu nagu on.
aga ma olen ise olnud nagu peavaludega päris palju kimpus ja mul on tegelikult endal näiteks on ära salvestatud Youtube'ist mingisugune inglisekeelne valu leevenduse, minu arust on ta ka hüpnoos. ja no ma ei tea, kui mul on pea valutanud ja ma olen seda teinud, ma olen tundnud, et ta teeb paremaks, onju. aga otseselt ma ise nagu ei ole kellelgi nagu lihtsalt valu kui sellist nagu hüpnoosiga leevendanud. et alati on seal ikkagi nagu noh, mingi teema nagu taga on ja siis võib-olla mingi nii-öelda kõrvalmõjuna muutub see valu ka siis on ju. ja nii nagu ma alguses ütlesin, et selle hüpnoteraapia või hüpnoosiga sa tegelikult nagu noh, füüsilist haigust sa ei ravi, on ju. et sa ei ravi noh, tegelikult nagu seda migreeni ära, on ju, sa saad leevendada seda tunnet, on ju. et sa pead ikkagi jõudma siis, kui sa usud nagu seda, et meie füüsilised nagu need sümptomid on nagu seotud meie vaimse tervisega, on ju, siis sa pead lihtsalt sinna nagu välja jõudma, et mis sulle seda peavalu võib siis põhjustada, on ju. nii, kas meil oli kellegi küsimus, Marge küsimus, oli vist Marge nimi, kelle küsimus jäi pooleli. kas ta täpsustas ka seda? energiaplokk on energia ei voola vabalt, tagajärg erinevad füüsilised vaevused. jah, siis ongi vaja jõuda sinna sellesse, et miks energia siis ei voola. on ju, miks on see plokk, miks ta tunneb, et see on plokk on ju, miks ta usub seda, et see plokk on ju. et need on nagu sellised nagu tundmise kohad, et seda sa ei saa füüsiliselt on ju näidata, et näed, mul siin on ju. et noh, ütleme nii, et seda tuleb nagu rohkem vaadata ja ma tahaksin nagu selle inimese kohta nagu rohkem teada, mida tema nagu selle all mõtleb ja mida ta nagu rohkem tunneb. siis ma võib-olla oskan nagu täpsemalt öelda. ma näen, et keegi on küsinud, et kas hüpnoos aitab unehäirete ja ärevushäirete puhul. jah, aitab. aeg-ajalt me teeme kliendiga kokkuleppel sellise hüpnoosi, mille ma saadan talle ja ta saab ise kodus seda kuulata. ja, ja näiteks kas noh, sõltuvuste ja ärevushäirete ja kõike selle puhul ongi nagu hästi hea, kui teha esmane hüpnoos selline nagu taastav, toetav, selline rahustav. ja seda saab nii-öelda ise siis kuulata ka. me teeme selle selliselt, et sul on täiesti ohutu seda ise kodus kuulata. ja kui sa nagu ikkagi seda kuulad, nii-öelda tegeled sellega, siis tegelikult saab abi küll unehäirete ja ärevushäirete puhul. Kedi küsib, et kelleni ma jõuan siis hüpnoosi käigus, sisemine laps, kõrgem mina. see läheb ka rohkem sinna selle spirituaalsuse teema nagu kanti, aga tegelikult on see, et sa jõuad iseendani. ja sa saad vaadata oma sisemist last, on ju, sa saad kõike seda vaadata, aga see sisemine laps on ka ju sina ise. et sa saad lihtsalt nii-öelda läbi alateadvuse nii-öelda sinna lähemale. et kas saaks vabaneda hirmust kriitika ees? ma olen ise lahendanud selle alateadlikult nii, et lähen varjatud vastupanusse, kus midagi küll ei ütle, aga teatud funktsioonid hakkavad ise välja lülitama. ei kuule ega tee, mida öeldakse. no see on tegelikult lihtsalt kaitsemehhanism, et sa lülitad ennast välja, et ei peaks nagu siis selle eeldatava kriitikaga tegelema. ilmselt see tuleb sinu lapsepõlvest kuskil, kus sa siis oled seda kriitikat kogenud. aga jällegi saab vaadata nii-öelda täpsemalt ja individuaalsemalt on ju siis, kui, kui mulle kirjutate või tulete sessile. Marge küsib, kas ma ise koolitan järelkasvu ka. ei koolita. et minul ei ole selliseid õiguseid, kuigi mõte on iseenesest tore, võib-olla kunagi tulevikus, aga hetkel ei koolita. mis vanuses lastega on võimalik hüpnoosi tulla? mul on vist kõige noorem on olnud 6-aastane. et ma alati eelnevalt nagu väga nagu vaatan, mõtlen ja hindan vestluse käigus, kas ma lapse üldse võtan hüpnoosi või mitte. sellepärast, et lastega on nagu teistmoodi ja, ja noh, nendega ei saa nii nagu
teha neid asju nagu täiskasvanud inimesega. aga ütleme selliseid noori, ütleme sihuke 13 kuni 18 käib minu juures hästi palju praegu. et, et tore, et tegeletakse juba nagu võimalikult varakult, samas on kahju, et juba nagu sellises vanuses on nagu probleemid ja on vaja nagu abi otsida, onju. et aga jällegi jah, kõik on nagu individuaalselt, võite mulle kirjutada nagu rohkem, et siis ma oskan nagu öelda või välja pakkuda. nii, kas Kirlil sul ka hakkas midagi veel silma, mõni küsimus või? kas on selliseid inimesi, kes ei allu hüpnoosile üldse? ütleme nii, et mul nagu selle aja jooksul on olnud võib-olla paar korda, kui see oli nagu jah, väga raske. aga see oli hästi alguses ka, kui ma alles õppisin. et siis ma ei osanud võib-olla sellega veel niimoodi toime tulla nagu täna. noh, viimase, ma ei tea, 2 aasta jooksul ma ei tea ühtegi juhtumit, kus mul klient ei oleks nagu sellele hüpnoosile nii-öelda allunud või sellesse lõõgastuse seisundisse nagu läinud. et jah, võib-olla sellepärast, et oleneb kliendi enda seisundist, kui ta on näiteks liiga ärev ja võib-olla kui see terapeut lihtsalt ei sobi või noh, mingid muud asjad nagu segavad, onju, et siis see on täiesti reaalne, et on nii-öelda jääb see tunne, et inimene ei allu sellele hüpnoosile. aga kui ühe terapeudi juures näiteks ei toimi, siis ma kindlasti julgustan proovima nagu teist terapeuti. et seal võib olla lihtsalt see sümpaatia ja connection'i teema ka, et sa ei tunne ennast nagu turvaliselt mingil põhjusel alateadlikult ja siis sellepärast sa ka ei lõdvestu ja siis sa ka nii-öelda ei allu nagu hüpnoosile. või võib-olla ka lihtsalt esimesel korral ei ole veel valmis lõdvestuma, et ja, järgmine saab juba ja parem. nii nagu ma rääkisin, on ju, et olukord on, koht on, inimene on võõras, on ju, ja ei taheta ennast kohe nagu niimoodi laiali laotada ja avada, et ongi nagu raske ja seda tulekski öelda lihtsalt, sest siis ma tean nagu seda seisukohta võtta ja kuidas ma nagu sinuga tegelen. kas on võimalik midagi muuta ka kroonilise depressiooniga? ma ei tea, kas ta täna siin ise kuulab või kas ta kohal on, aga minu arust ta pidi tulema. aga on üks klient, kes on olnud 20 aastat sügavas depressioonis. ja minu teada hetkel on tal täna väga hästi peale teist seanssi. et võib-olla minu algusaegadest kõige suurem edulugu on üks noor tüdruk. ma vanuse osas hetkel äkki võin valetada, ma ei ütle, aga alaealine ja ka väga suure traumaga ja oli ka see nimekiri, mis diagnoosid tal olid, see oli nagu väga suur ja pikk. ja noh, ütleme, tema elu oli selline, et ta ei käinud kodust väljas. ta ei söönud praktiliselt midagi, ta ei saanud koolis käia, õppetöös osaleda. tal oli isegi väga keeruline pesemas käia üldse igapäevaselt. minu viimaste andmete kohaselt on tal äkki oli kas eelmisel või üle-eelmisel aastal juba oma töökoht, käis ilusti kooli ära ja minu arust on nüüd ka nii-öelda pesast välja lennanud ja oma elu peale läinud. et on, kõik variandid on võimalikud, kui sa ise väga tahad ja annad nagu selle võimaluse. küsitakse emotsionaalse söömise kohta. emotsionaalne söömine on tegelikult läheb ka sinna sõltuvuste alla, et söömisega ka me tihtipeale loome endale seda head tunnet, nii nagu alkoga, narkoga, millega iganes. et see läheb sinnasamasse kohta ja et tuleb leida üles see juurpõhjus. saab teha ka lihtsalt emotsionaalsest söömisest vabanemise hüpnoosi, aga jällegi ma ei soovita alustada sellest, et ikkagi jõuda sinna juurpõhjuseni. kas hüpnoos toob välja ka juurpõhjuse? ja vahel ongi see, et me oleme nagu ära blokeerinud oma ajus need traumad ja teemad ja siis on võimalik läbi hüpnoosi minna ka ja leida üles see koht ja siis see ära lahendada. üldjuhul me juurpõhjuseni jõuame ikkagi tegelikult niimoodi, et me vestleme ja vestluse käigus jõuame juurpõhjuseni.
see juurpõhjus ei ole tavaliselt mingi tohutult müstiline asi, et meil on need hästi sarnased tegelikult need mustrid, lihtsalt need väljenduvad meie eludes nagu erinevalt. Veebinari järgselt saadame ka sellise järelkirja, kus on siis Kaie kontaktid olemas, et siis saab vajadusel ühendust võtta. Okei, aga siis ma äkki lähengi selle minihüpnoosi juurde edasi. Et teeme sellise väikese, et te saaksite nagu selle tunnetuse kätte. Et see on tegelikult nagu selline mitte midagi hirmsat. Võite leida endale siis kuidagi nagu selle mõnusama koha või istumise või olla poolpikali. Ja oluline on see, nii nagu ma olen korrutanud kogu aeg, et võtmekoht on see nagu see, et sul on mugav. Et sind keegi ei sega, võimalusel või vajadusel pane nii-öelda, ma ei tea, toa uks kinni. Ära tee seda hetkel kaasa, kui sa oled autoroolis või tegeled kuskil, ma ei tea, mingite masinatega ja oled nii-öelda tööl. Et ära siis seda praegu kaasa tee ja pane lihtsalt võib-olla siit siis see, et sa lihtsalt teed 5 minutit pausi või 10, et vaatame, kui kaua meil sellega läheb. Nii nagu ütlesin, proovi endale leida siis mugav asend. Sa võid olla ka pikali, sa võid olla poolistuvas asendis. Kui tahad, võta veel enne lonks vett näiteks või säti oma patja või võta omale pleed peale. Lihtsalt säti ennast niimoodi, et sul oleks võimalikult mugav ja hea olla. Ja siis mõtle selle peale, et sa lubad endal praegu lõõgastuda. Ja pane oma silmad kinni ja hakka hingama lihtsalt endale sobivas tempos. Ja lihtsalt luba endal kuulata neid sõnu, mida mina sulle räägin. Ja kui sa tunned, et mõned mõtted tulevad ja tahavad sind segada, siis las nad tulevad. Sina lihtsalt too õrnalt oma tähelepanu tagasi minu häälele. Ja sa võid märgata oma hingamist, kuidas õhk liigub sisse ja välja. Ja iga välja mineva hingetõmbega sa võid ette kujutada, kuidas sinu keha sisse tuleb järjest rohkem ja rohkem seda rahutunnet. Ja ma palun, et sa kujutaksid ette, et see rahutunne on justkui selline päike, mis sinu peale paistab. Ja see päike paistab sinu peale ja see on soe ja mõnus, nii nagu ühel ilusal suvepäeval. Ja sa tunned, kuidas see päike päriselt paistab su peale. Ja sa tahadki oma silmi kinni hoida ja lihtsalt tunda seda päikese soojust. Ja endalegi üllatuseks, kui sa seda soojust tunnetad, sa saad aru, et sa saad hakata seda päikese soojust juhtima üle oma keha. Ja sa juhidki selle päikese soojuse oma pealaelt allapoole, oma silmadeni, ninani ja suuni. See soojus liigub mööda kõrvu ja kaela, õlgadeni välja. Ja lihtsalt luba, et see soojus võib edasi liikuda sinu õlgadest allapoole, sinu sõrmeotsteni välja, nii et su käed muutuvad mõnusaks, pehmeks ja soojaks. Ja see sooja laine läheb veel edasi, läheb läbi sinu rinnaku, sinu selja ja kõhu kuni puusadeni välja. Lihtsalt tunne, kui mõnus see on.
luba sellel soojal rahutundel liikuda puusadest allapoole, põlvedeni ja põlvedest veel allapoole varvasteni. Ja sa tunned, kuidas sinu terve keha pealaest kuni varbotsteni välja on täis seda sooja, pehmet rahutunnet. Ja kõik sinu keha võibki olla selline pehme ja rahulik, kerge ja soe. Ja nüüd, kui ma loen 5 allapoole, saad sa iga numbriga minna järjest sügavamale. Nüüd 5. Lihtsalt luba endal lõõgastuda. 4. Iga välja mineva hingetõmbega sa võiksid mõttes endale korrata sõna rahulik, rahulik. 3. Sa lähed veel sügavamale. Nüüd 2. Sa hakkad tundma ühendust oma meele, keha ja vaimu vahel. 1. Ja iga järgneva lausega hakkad sa tegelikult minema veel sügavamale rahutundesse. Ja selles tundes, selles seisundis sa võid märgata, et sinu sees on tegelikult rahutunne olemas. Võib-olla sa lihtsalt tead, et sinu sees on rahutunne olemas. Ja mida rohkem sa sellele tähelepanu annad ja sellele mõtled, seda tugevamaks see rahutunne sinu sees läheb. Lihtsalt luba sellel rahutundel olla enda kehas. Ja samal ajal võib sinu alateadvus hakata vaikselt õppima, et sul on turvaline olla lihtsalt niisama ja lõõgastuda, mitte midagi tegemata. Sa ei pea olema pinges ja sa ei pea kuidagi pingutama, vaid sa lihtsalt niisama oled. Ja see rahutunne muutub järjest sügavamaks ja sügavamaks. Ja iga hingetõmbega kinnistub see veidi veel ja veel. Ja sa naudid seda tunnet, seda rahu, seda kerget, pehmet tunnet. Ja sa võid nüüd valida endale ühe liigutuse, näiteks pöidla ja nimetissõrme kokkuviimise. Ja kui sa mõttes seda teed, siis see rahutunne tugevneb veelgi. Sa nagu salvestad selle tunde enda liigutusse. Ja kui sa tunned, et sa tahad, siis sa võidki panna oma nimetissõrme ja pöidla kokku. Kergelt vajutada justkui rahu saabumise nuppu. Lihtsalt korda seda mõtet, seda rahu vajutamist paar korda. Ja edaspidi sa tead, kui sa teed seda ka teadvel olekus, siis rahutunne hakkab sinu sisse kohe tulema. See on sinu väikene salanipp, mis töötab. Iga kord, kui sa vajutad oma pöidla ja nimetissõrmegi kergelt kokku, siis rahutunne hakkab sinu sisse järjest rohkem ja rohkem tulema. Ja sa lubad sellel tulla. Sa lihtsalt lubad sellel rahutundel enda sisse tulla.
ja sa võid veel mõelda, et sa tahad selle liigutuse ja rahutunde salvestada oma alateadvusesse. Ja selle jaoks mõttes ütlegi lihtsalt endale, salvestan rahutunde. Ja nii lihtsalt tegelikult alateadvus õpibki. Sa salvestad endale selle rahutunde. Ja edaspidi, kui sa iga kord seda liigutust teed, siis see rahutunne tulebki sinu sisse. Ja nüüd on aeg tasapisi tulla tagasi. Ma loen 1-5 ja 5 juures oled sa ärkvel, värske ja selge. 1. Tunneta rohkem oma keha ja ruumi. 2. Tunneta oma käsi ja jalgu. 3. Tule lihtsalt siia ruumi tagasi. 4 ja 5. Sa saad avada oma silmad, oled terane ja ärgas jätkama oma toimetustega. Ja sa võidki võtta endale lihtsalt mõne minuti toibumiseks. Ja võid lubada endal märgata, et sa tegelikult tunnedki ennast juba rahulikumana või lihtsalt natuke teistsugusena. Mõlemad variandid on õiged. Ja see rahu on edaspidi ka sinu sees olemas. Nii et võite kõik siis siia hetke tagasi tulla ja kirjutada mulle, kas te saite kaasa teha ja kuidas see teid ennast tundma pani. Ja Marge kirjutab, palun Marge. Mõnus rahulik tunne tuli, mõnus hääletoon ja minu häält on varem ka kiidetud, et see mõjub rahustavalt. Ja kusjuures ma märkasin juba ennem, kui sa veel ei teinud seda miniseanssi, vaid rääkisid, et juba inimesed haigutasid. Okei, ma ei näe siit kõiki neid nägusid, et eks see alati loeb ka nagu see, mis energiaga inimene nagu ise on, et see mõjutab nagu kogu seda asja, et noh, see ongi nii-öelda teile selline natukene maitsmiseks, et milline see hüpnoos nagu välja näeb, on ju. Ja kui tulla tegema siis nagu päriselt hüpnoosi, siis on see pikem ja veel sügavam. Et kindlasti soovitan, et kes ei soovi, ei pea tulema nagu minu juurde, aga kindlasti soovitan hüpnoosi nagu proovida, et see on tõesti väga võimas tööriist. Et ta ei tee sinu eest midagi ära, aga ta on nagu väga suureks abiks ja toeks ükskõik mis muutust sa nagu siis sellel hetkel nagu vajad. Ja palun kõigile. Et hiljem meil on plaanis saata ka selline tagasisidevorm, et siis võib ka jagada pikemalt, kes soovib. Ja alati on hästi huvitav nagu lugeda seda, et kuidas keegi nagu tunneb. Karin isegi kirjutab, et olen kogu aeg pinges ja ei suuda lõõgastuda, nüüd isegi õnnestus. Väga tore. Näed, et on võimalik saada ikkagi see lõõgastus, on ju. Et kõik oleneb nagu, kes teeb, millal teeb ja nii edasi, on ju. Saime täna kõik seda seanssi natuke kogeda ja hästi palju müüte ümber siis lükatud loodetavasti ja hästi palju infot, et mis see siis tegelikult on, see hüpnoteraapia. Ja loodan, et me kummutasime päris paljud hirmud ja kes on mõelnud sellele, et kindlasti tasub proovida, et karta ei ole mitte midagi. Suur tänu sulle, Kaie, et sa täna võtsid selle 1,5 tundi ja veetsid meiega, et väga meeldiv. Hästi, aitäh kõikidele osalejatele ja sulle, kes sa järele kuulad. Suur tänu teile. Ja mina tänan ka kõiki, oli tõesti huvitav õhtu ja loodan, et kui kellelgi on muresid, et siis te leidsite natukene siit mingit motivatsiooni või toetust, kuidas edasi tegutseda. Uute kohtumisteni. Ja edu!